Tere, mina olen Viljandi Punase Risti esmaabiõpetaja Sirje ja suvi on täies hoos ja räägime täna kõikvõimalikest putukatest, mutukatest ja allergiatest, mida nad võivad oma hammustamiste ja nõelamistega põhjustada. Kindlasti kõik, kes on saanud herilase või mesilase käest nõelata, teavad, et see koht hakkab kipitama, on valus, läheb paistesse ja võib tekkida selline nõgese kuplasid meenutav lööve. Kõik need tunnused ja sümptomid ei ole eluohtlikud. Kui on võimalik, paneme peale külmakoti sinna hammustuse kohale, torke kohale, nõelamise kohale või siis kui külmakotti ei ole võtta, on võimalik tegelikult ka teha lihtsalt riie külma veega märjaks ja jahutada seda pinda. Külm vesi, külmakott tegelikult rahustavad ja tasapisi hakkab ka see kipitus ja valu järgi andma. Millal siis tuleks otsida abi ja kutsuda kiirabi? Need on need juhud, kus peale herilase mesilase nõelamist inimesel tekib meeletult suur nõrkus, tekib tasakaaluhäire, ta jõuab püsti seista ja tal tekivad hingamisraskused. Kui te kuulete sellisel inimesel kõrval seistes, et ta hakkab häälekalt hingama, siis kindlasti tuleb valida 112 ja kutsuda kiirabi. Võimalikult täpselt anda koordinaadid, kuidas kiirabi, näiteks sellisel suurüritusel, nagu me siin folgil oleme, võiks teid üles leida. Võimalusel viia ära see kannatanu päikese käest varjulisse kohta, panna ta istuvasse asendisse. Kui te aga näete, et inimene ei jõua istuda, siis vägisi sellist inimest istuvas asendis hoida ei tohi. Me paneme ta, keerame püsivasse küljile asendisse ja kui me teame, et sellel inimesel on varasemalt olnud allergilisi reaktsioone herilase mesilase nõelamisele ja tal on kaasas tegelikult EpiPeni süstal, siis esimesel võimalusel kasutada seda. Kui seda ei ole, siis mida me saaksime teha, on see, et pakkuda psühholoogilist abi kannatanule kuni kiirabi tulekuni.